minu elektriline suitsuahi perses. Ühesõnaga, see display on juba suht ammu otsad andnud, et ta näitas vähemalt seda, et keskmine ei näitanud midagi, et midagi ma nägin, mingid numbreid, et ma sain ta käima panna, aega ma ei näinud, aga nüüd on ta nii läbi, et nii kui ma sisse panen, ta lööb korgid välja, mis tähendab seda, et tal on küttekeha läbi ja 2 aastat on kestnud natuke peale ja siis, mis seal ikka. Ühesõnaga uus suitsuahi ja seekord siis gaasiküttega, et kindlasti ma ei tahtnud puuküttega. Siin on natuke lihtsam temperatuuri regullida ja elektri oma ei julge osta lihtsalt, kestab jälle 2 aastat. Tagavara osas saada ei ole. Mis siin ees on? Maksis 200 eurot. See on liiga teadnud. Ei suru näpua.
ja gaasipõleti läigib. See on siis rasvapann. Mooletan. See. Nojah. Ja nüüd ei ole muud vaja kui liha. Sest kala mul kuskilt võtta üle, latikat võtta üle kuskilt. Ega ahvenat hetkel. Peekonit ja gaasi ja siis saab pulli. Käesupp. Siit oleks vaja nüüd gaas kuidagi kätte saada. Kiirühendus. Võtan 5 kilose. Swedbank. Maksma. Nii. Kuidas ma nüüd kätte saan siit? Seal on mingi Ehistame siia 7 Ai, kui lihtne läheb all kõik. No vast on õige. Ühesõnaga natuke või valesti. See, mis laast hakkab suitsu hakkab tegema. See käib ikkagi siia. Et leegid ruumi oleks. Need siis mõtlesin, miks neid nii palju on neid. Huvitavat õpetuses ei olnud selle kohta sõnakestki. Nii. Teeks esmase põletamise ära.
et esmane põletus peab olema siis 20 minutit või 15. Liha on 3,5 päeva soola saanud. Eile õhtul tõstsin liha soolvest välja, panin külmkapi resti peale kuivama. Aga nii naljakas kui see pole, mul on olnud, ma arvan, et elus 3-4 suitsuahju. Ma liha ühe korra suitsetanud, enamus teadmised tulevad nüüd sõprade käest. Siia läheb siis puitu, lehtpuitu, mis hakkab suitsu andma. Ilusti laaste täiste, sest et neid laaste, mida ma vanalahjul kasutasin, seda võib kala jaoks kasutada, liha jaoks läheb nii kaua, et ta põleb liiga ruttu üles. Aga enne kui ma suitsetama hakkan, siis vaatame, mis siin toimub. Praegu ma soojendan ahju. See on see rasvapann. Siia paneme fooliumi ümber. Lihtsam puhastada oleks. Proovi eksemplaar, 3 tükki, kõik ülemisele riiule. Ja enne, kui ma hakkan suitsu siia laskma, soovitati mul kuivatada 1,5 tundi. Veel siis ahjus, mingi 40 kraadi juures. Ja see konksud soovitas mul ka üks sõber ära kruvida. Right. Seda avasin, et jätaks lahti, sest see ei ole. Kuna tuult ei ole, siis ma jätan ta lihtsalt niimoodi. Okei, see liha on siin nüüd siis nii-öelda kuivanud või küpsend mida iganes. Natuke ladun jää. Sisetemperatuur on ainult 24 kraadi, mida on ilmselt vähe. Aga noh, ma olen nii kärsitud, ega ma ei kannata oodata. Iseenesest ta paistab kuiv olevat. Mis oli selle protsessi eesmärk. Ja ma hakkan suitsetama, paneme selle luugi kinni. Temperatuur või leek on mul miinimumi peal. Aga isegi sellega ta läheb siin 50 peale. Mis siis elektriahju puhul oli hea, et sai palju parem seda reguleerida. Nii, laastud läksid sisse. Ja nüüd ma pean siis jälgima, kuidas seda temperatuuri hoida madalal. Nii, ma on nüüd juba 3. kord tuleb kuima. Vahetan laastu. Seda suitsu natukene rohkem tuleks. Valmis tükid. Et mis siis läks hästi ja miks läks halvasti? See nahk kuivas liiga ära. Seda saab vältida niimoodi, et sa teed õliga kokku või see kaus, mis mul seal all oli, kuhu siis ma panin fooliumit, rasvapann ja sinu jaoks saanud ka vett panna. Ma ei teinud kumbagi ja järgmine kord targem. Teine asi siis, et järgmine kord ma ei tee ka ainult peekoni tükke. Need on natuke liiga pekised. See on enam-vähem. Soolasus on hea, suitsu maitset on ka täpselt palju.
ja kuna ma lõpus ei saanud seda sisentemperatuuri kuidagi sinna 75 kraadi peale, siis lõpus tegin hästi palju, mitte palju, tund aega vähemalt tegin 105 kraadiga. ja see pani siis selle rasva siin sulama ja siit, kui nüüd nahka tahaks süüa, mida eriti ei anna süüa, sest see on nii ära kujunud, siis seal on barbecue maitset natuke. Sest kuumust sai liiga palju. Aga ütleme nüüd altpoolt on nagu ikka sink. Järgmine kord läheb paremini.